ja me palvetame. Suur Jumal, me täname sind, et me võime täna tulla sinu ette tänuga, et sina oled meile selle päeva kinkinud. Aga ka sellel päeval, kui me tähistame palmipuude püha, seda päeva, kui sa tulid Jeruusalemma kui kuningas, aga Issand, luba, et me võiksime täna mõista seda sinu tulemist, seda, mida me täna ootame, seda, mida me täna oma südametes ootame. Issand, et me võiksime seda mõista nii, nagu sina seda tahad. Me palume, et sinu püha vaim võiks olla meile väga ligi. See võiks ilmutada meile täna sinu tahtmist ja seda, et kes sina meie jaoks isiklikult oled. Issand, me palume, et see püha võiks olla pühitsetud meie kõikide elude läbi. Me tahame kiita ja tänada sind, Jeesus, mida sina tegid meie kõikide eest ja mida sa oled tegemas veel ka Eestimaa eest, kogu maailma eest. Jeesus, me palume keset seda eriolukorda, erilist sinu ligiolu. Issand, tervenda haigeid, ole nende ligi, kes vajavad täna eriliselt. Issand, kinnitust sinu käest, et sina võiks olla nende tervendaja ja parandaja, aga nende eest ka, kelle südametes on ärevus ja hirm. Issand, sinu nimel me palume, et see võiks kaduda, et meil võiks olla kindel lootus sinu peal. Issand, luba, et me võiksime olla ettevalmistatud selleks, kui sa päriselt meile järgi tuled. Et meie süda võiks olla puhas ja valmis ja valmistatud. Issand, õnnista ka tänast koosolekut, et see võiks olla õnnistatud, et see võiks olla jagatud tõesti nii, nagu sinu püha vaim tahab seda jagada igale ühele vastavalt tema igatsustele võiks see täidetud saada. Seda me palume Jeesus Kristus sinu nimel. Amen. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiitus laul kesta igavest, las see tänu laul tõuseb taevani, las see rõõmuhüüd kõlab päästetute suust. Halleluu, halleluu, halleluu. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiitus laul kesta igavest, las see tänu laul tõuseb taevani, las see rõõmuhüüd kõlab päästetute suust. Halleluu, halleluu, halleluu. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiitus laul kesta igavest, las see tänu laul tõuseb taevani, las see rõõmuhüüd kõlab päästetute suust. Halleluu, halleluu, halleluu.
tere kõigile, kes on siin kojas, need vähesed, ja kõigile, kes on ka kodudes. Me oleme täna palmipuude pühasündmuste juures. Ja seda me tunneme eelkõige selle järgi, et Jeesus tuli Jeruusalemma ja tema teele laotati riideid ja teed servasid, siis kaunistasid palmioksad. Aga ma loen teile sellest sündmusest Luuka evangeeliumi järgi. Ja sündis, kui ta Betfage ja Betania ligi jõudis mäe juurde, mida kutsutakse Õlimäeks. Ja ta läkitas 2 oma jüngrit ning ütles, minge vastas olevasse alevisse, ja kui te sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud. Päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teilt küsib, miks te ta lahti päästate, siis ütelge nii, issandal on teda tarvis. Aga need, kes olid läkitatud, läksid ja leidsid kõik nõnda, nagu oli ette neile öeldud. Kui nad sälgu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad vastasid, issandal on teda tarvis. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided sälu peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Ja kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale, aga kui ta lähenes Õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud. Ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Ja mõningad variserid rahva seast ütlesid temale, õpetaja, sõitle oma jüngreid. Ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, et kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Ja kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõikjapidi ja lõhuvad sind maha maatasa ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, sellepärast, et sa ei ole tundnud oma armukatsumise aega. Aamen. See oli lugu sellest, kui Jeesus tuli Jeruusalemma kui kuningas. Selle on kirja pannud Luukas. Aga Luuka evangeeliumis on ka mitu teist kohta, mida ma ka täna hommikul või päeval lugesin, kui Jeesus samuti oli tulemas Jeruusalemma. Esimene kord oli kohe peale tema sündi, samuti kirja pandud Luuka evangeeliumis ja on kirjutatud, et ta toodi Jeruusalemma templisse. Ja juba selles väikese lapse vanuses ta puudutas seal väga paljusid. Üks mees, kellest on kirjutatud, on mees nimega Simeon, kelle kohta on ka öeldud seda, et ta oli vana ja elatanud, aga ta ootas midagi, mis temale oli nagu lubatud. Et ta oli lubatud, et ta näeb Jumala poega, kes toob maailma muutuse. Sellel samal korral on ka kirjutatud ühest naisest, kes oli samuti väga elatanud ja samuti ootas. Ja kui ta kuulis sõnumit Jeesusest, siis ta viis selle sõnumi laiali. Sealt edasi ta kirjutab kohe, kui Jeesus tuli 12-aastasena Jeruusalemma. Hoopis teistmoodi oli see tulemine kui sellel korral kuningana tulek. Aga ometi on kirjutatud, et kui ta selles templis istus 12-aastase poisina ja tema isa ja ema teda otsisid, ta vastas nii kummaliselt, et miks te mind otsite, ma olen ju selles paigas, mis on minu isa oma.
Ta oli 12-aastasena tulnud Jeruusalemma, sest ta tundis, et see on tema isa oma. Ja seal on ka kirjutatud, et kõik hämmastusid sellest, mida see 12-aastane poiss rääkis. Hämmastasid nendest vastustest, sellest õpetusest, mida ta juba selles vanuses suutis jagada, kuidas ta suutis inimesi mõjutada. Ja kui nüüd tagasi tulla sellele tulekule, mille kohta on kirjutatud, et Jeesus tuleb Jeruusalemma kui kuningas. See lõpuosa, mida ma lugesin, ei ole võib-olla tavaliste kuningate jaoks tavaline. Et enne linna sisenemist on kirjutatud, kui ta linna nägi, ta nuttis selle linna pärast. Kuningas nuttis, kuigi on kirjutatud, et ta tuli kui kuningas. Inimesed ootasid maist kuningat, aga Jeesus Kristus on taevane kuningas. Ja kui ta linnale lähenes, siis ta tegelikult ju teadis ette seda, mis juhtub temaga, aga teiselt poolt ta teadis ka seda, mis juhtub selle linnaga. Ja siin ta toob välja mõtte, kui oluline on see, et kui me tunneme ära oma armukatsumise aja. Ajaloos on teada, et see hetk, kui ka Jeruusalemmi ümber piirati, nagu see kirjakoht kirjutab, siis tegelikult oli ka Jeesus öelnud sellesse olukorda ette lahenduse, et kui sa näed, et need asjad juhtuvad, siis põgene sellest linnast. Jeesus andis ka oma eluajal juba nagu välja pääsu sellest olukorrast, sellest maisest olukorrast, mis Jeruusalemma tabas, aga ometi väidetavalt sellest linnast lahkusid ainult need, kes Jeesuse Kristuse sõnu tõsiselt võtsid. Võtsid tõsiselt seda sõna, mida Jeesus ütles selle linna kohta, et kui te näete, et selle linnaga hakkab midagi halba juhtuma, siis põgenege. Ärge vaadake tagasi, tehke kõik endast olenev. Nii on ka meie eludes, et meie kätte on antud meie armukatsumise aeg. Ja me ei tea päeva ega tundi, mil otse kui meie kui inimeste ümber tehakse otse kui vaenlase piiramisrõngas, nagu tehti Jeruusalemma ümber, siis ometi Jeesus pakub ka siin väljapääsu. Põgene, looda minu peale, tuleta meelde, mida mina olen öelnud oma sõnas. Loe seda sõna ja tee endale selgeks, milline on sinu armukatsumise aeg, ära lase sellel mööda minna. Palu võib-olla ka selliselt, et silmad oleksid avatud. Et ei oleks sellist olukorda, et on asjad meie eest nagu otse varjule pandud. Jeesus Kristus tuli kindla eesmärgiga Jeruusalemma. Ja kui te kodudes seda sama kirja kohta vaatate, millega mina lõpetasin, siis tulevad kõik järgmised sündmused ja ka sõnumid, mida Jeesus Kristus on öelnud ja mida on Luukas kirja pannud. Ja vaadake seda kuni ettevalmistused paasa talle söömiseks. Et see on järgmise neljapäeva teenistuse teema, aga olge nende mõtetega ja tõesti proovige otse kui avada seda aega enda jaoks, mis on nendel lehekülgedel kirja pandud, et seda paremini ja paremini mõista ja et me suudaksime ka seda tuua tänasesse päeva. Sest täna uudiseid kuulates, kui mitu miljardit inimest, miljardites on inimeste arv,
mis on otse kui lukustatud oma koju. Nii nagu see Jeruusalemm, mis oli otse kui piiramisrõngas mõne aja pärast, aga ometi Jumala sõna ütleb, et sellest on väljapääsutee ja just nimelt Jeesuse Kristuse kaudu on igast olukorrast väljapääsutee, et ei ole lootusetust. Ja tõesti selles palmipuude püha sündmuses ja nende pühade ootuses, mis on ühelt poolt nagu väga rängad, aga teiselt poolt on ka sellel ülestõusmise sõnum, millega need kõik sündmused lõppevad. Olge õnnistatud ja tõesti lugege Jumala sõna ja tehke endast kõik oleneval, et teie silmad oleksid avatud. Aamen. Salm 116. Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. Surmavõrgud ümbritsesid mind, surmavala ängistused tabasid mind. Ma sattusin ahastusse ja muresse, aga ma hüüdsin appi Issanda nime. Oh Issand, päästa mu hing. Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on alastaja. Issand hoiab kohtlasi. Ma olin nõder ja tema aitas mind. Pöördu mu hing tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud. Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jalad komistustest. Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal. Mina usun, seepärast ma räägin. Ma olin suures vaevas, ma ütlesin oma kohmetuses, kõik inimesed on valelikud. Kuidas ma tasun Issandale kõik tema heateod minu vastu? Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime. Ma tasun oma tõotused Issandale kogu rahva nähes. Kallis on Issanda meeles tema vagade surm. Oh Issand, ma olen ju su sulane. Ma olen su sulane, su teenija, poeg. Sa oled mu köidikud lahti päästnud. Sinule ma ohverdan tänu ohvreid ja hüüan appi Issanda nime. Oma tõotused ma tasun Issandale kogu ta rahva nähes, Issanda koja õuedes, sinu keskel, Jeruusalemm. Halleluuja. Salm 117. Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda kõik rahvahõimud, sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja. Tere! Mis te arvate, miks on täna meil siin sellised palmioksad? No, kes ütleb? Debi äkki ütleb, miks on meil palmioksad täna? Õige, sellepärast, et meil on palmipuude püha. Ütleme kõik koos. Palmipuude püha. Kõikidel pühapäevadel ei ole nimesid. Aga sellel pühapäeval on oma nimi ja selle nime sai see pühapäev selle järgi, et ühel päeval natukene enne seda, kui Jeesus löödi risti, läks ta ühte suurde linna ja selle linna nimi oli Jeruusalemm ja inimesed seal linnas võtsid teda vastu kui kuningat ja siis selle märgiks nad panid põrandale sinna tänava peale maha oma riideid ja kui nad said ja palmid olid lähedal, siis nad võtsid palmioksi maha ja laotasid palmilehti ka sinna maha ja võtsid niimoodi Jeesust vastu sinna linna. Ja sellepärast ka hüütakse seda pühapäeva palmipuude pühapäevaks. Ja enne kui meie ka proovime ühe palmi lehe teha, tahan ma rääkida teilega natukene perekonnast. Nii, vaadake ümberringi. Tundub, et on.
juba 3 nädalat, mitte kuskile ei lähe ja kogu aeg on. Just, see on sinu perekond. Ja kui sa nüüd, kas sa oled kuulnud, et keegi on sulle öelnud, et sina oled kellegi moodi oma perekonnast? Oled sa kellegi moodi? Kas sa oled emme moodi või issi moodi? Kõik vaatavad kogu aeg väga pingsalt ja ütlevad sulle ka, kelle moodi sa oled. Kas sa oled rohkem emme moodi või issi moodi või kas sa oled näo poolest emme issi moodi või sa oled tegude poolest emme issi moodi. Igal juhul, kui peres on lapsed, siis ema ja isa tahavad ka, et need lapsed oleksid nende moodi, mitte kellegi võõra inimese moodi. On nii, naabrite moodi. Ikka meie pere moodi. Ühel päeval kuulsin just, kuidas väike Jordan, nüüd juba 3-aastane, hüüdis oma 6-aastasele vennale. Mitu kolda ma pean sinule ütlema? Ja siis mina kuulasin ja mõtlesin, ta räägib nii minu moodi. Ja siis, kui Jordan sai aru, et see asi mõjub, siis nüüd me kuuleme seda päris tihti, kuidas Jordan läheb venna juurde ja ütleb, mitu kolda ma pean veel seda ütlema. Et lapsed tahavad olla ka oma emade-isade moodi. Ja Jeesus on öelnud, kui sina võtad Jeesuse vastu oma südamesse ja ütled, kallis Jeesus, tule minu südamesse elama ja juhi minu elu sina, siis sina sünnid Jumala perekonda. Ja mis sa arvad siis, kelle moodi võiksid sina siis minna seal Jumala perekonnas? Meil on 2 perekonda. Üks perekond on see, kes on sinu ümber praegu, ja teine perekond on igavene, see on Jumala perekond, kuhu saab ka sündida. Ja kui sa oled sinna sündinud, siis Jumal ütleb, et ta väga-väga soovib, et sa võiksid iga päevaga rohkem minna Jeesuse sarnasemaks. Ja selleks, et ma teaksin, milline Jeesus on, sellepärast me käime pühapäevakoolis, nüüd me kuulame pühapäevakooli, me kuuleme jutlusi, loeme raamatust ja saame teada, missugune on meie taevane aru. Selleks, et me saaksime olla rohkem tema moodi. Ja siis me saame öelda üksteisele ka, õed ja vennad, sellepärast, et me oleme taevasest perekonnas koos. Nii, aga nüüd sellel kaunil ja ilusal palmipuude pühal tahame me ju oma kodus ka näidata, et me oleme väga rõõmsad selle taevase isa üle ja saame teha endale palmioksad. Nii, ja see ei ole üldse raske. Ma ütlesin teile, et teil on vaja rohelist lehte. Palmilehed on rohelised, eks ju. Ja 2 rohelist lehte. On sul 2 rohelist lehte? Vaata, kas sul on 2 rohelist lehte. Siis on vaja sul joogikõrt. Siis on sul vaja kääre ja liimi ja rohkem ei midagi muud. Nii, nüüd võtad sa need 2 lehte ja murrad kokku. Supsti! Ja 2 lehte on kokku murtud. Niimoodi näed, siin on keskkoht ja kokku murtud. Nüüd võtad selle käega, kus sa kinni hoiad, võta siit kinnisest poolest. Emmedissid jälgivad. Võta kinnisest poolest kinni, et kui sa kääridega lõikad, et sa seda kinnist poolt ei lõika. Ja proovid siia lõigata siukse lehekuju, et alt jääb laiaks, aga ülevalt läheb kitsaks. Lihtsalt see ei ole nii tähtis, nii hops ja siit ülevalt läheb kitsaks. Niimoodi jääb siukene kaar. Sobib? Saime hakkama? Väga tublid. Nüüd, kui sa, ja üks asi veel, ära veel lõpeta, pane see niimoodi ja lõika siit üks 3 nurk ära nii. Näed, üks 3 nurk, hopsti, ja ta jääb sul niimoodi. Näed,
väga hea. Nüüd vaata siia. Nüüd võtad need 2 lehte üksteise küljest lahti. Nii, võtad liimi ja paned liimi ülevalt alla, sups, sups, sups ja teisele ka ülevalt alla, sups, 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 liimi täis. Nüüd võtad pulga ja paned siia keskele. Hopsti, nii et alla ulatub, kui ta üles äärde ei ulatu, vaata, et alla äärde ulatub. Ja teine pool pane peale talle, näed jah, pane teine pool talle peale, hopsti. Nii, ja nüüd seal, kus liimi on, sealt niimoodi, veel nühi üle, siis ta jääb siia külge kinni. Nii, ja vot siukene labidas tuli sul. Tuli kõigil? Jaa, nüüd võtad sa käärid kätte ja kukud lõikama sälke. Niimoodi ükskõik, kui paksud sa tahad või peenikesed sa tahad, sa lõikad niimoodi hopsti siia, näe niimoodi sälgud sisse. Kõpsti, kõps, hopsti, sälgud sisse ja selle järgi nagu alt on ära lõigatud see kolmnurk, eks ju, et nad on natuke viltu tulevad, need sälgud. Nii, ühelt poolt lõigatud, keerad ja lõikame teiselt poolt, vaata nüüd. Nii, hopsti, hops, hopsti, niimoodi, näed sa. Ja juba paistab meile siit üks ilus palmioksakene. Nii, valmis. Minul on sellised kõrred, nad on päris jämedad, et mina sain võtta ühe vildika ja panna siia sisse ja siis ma saan niimoodi lehvitada. Saan lehvitada. Ja teate, mis me lehvitades ütleme? Me ütleme, Jeesus on kuningas. Ja niimoodi saame lehvitada talle neid palmioksi. Ütleme kõik koos. Jeesus on kuningas. Ja saate palmioksi lehvitada. Te saate täna päris mitu palmioksa kodus teha. On nii, võib-olla sel ajal, kui emmed-issid nüüd kuulavad edasi, siis teie saate palmioksi teha. Teeme nii, et oli sul vaja 2 paberit, kõrrekene, käärid ja liim. Ole tubli! Tere tulemast täna palmipuude pühal kokku osadusse, küll ikka veel selle ekraani kaudu. Aga me tähistame sellegipoolest palmipuude püha. See on päev, mil Jeesus sõitis kuninglikult Jeruusalemma, aga ma mõtlesin just see, et tema kuninglikkus sellel maal ei olnud meie mõttes kuninglik, sellepärast, et ta sõitis alanduses ema eesli seljas ja veel nimetatakse, et kes oli koormakandja loomavarss. Ehk on meil vahel ka raske mõista, mis on Jumala meelest kuninglik ja mis on meie meelest alandlik. Ja vastupidi, mida meie maailmas peame võib-olla kuninglikuks, on Jumala meelest alandlik ja vastupidi, kui meie oleme alanduses, nagu Jumala sõna ütleb, et kes end ise alandab, seda tema ülendab. Aga selles päevas nagu palmipuude püha, Jeesus sõidab viimast korda Jeruusalemma vastu millelegi inimlikult nii raskele, aga Jumala tahte järgi ainuvõimalikule sündmusele. Surm on võidetud risti läbi ja tänu sellele on ka võimalik ülestõusmine. Ja Jeesus oli esimene, kes tõusis surnust üles. Ja täna me võime tähistada seda lootust. Kui sa sõidad kuninglikult linna, aga tegelikult sa tead, et see on viimane sõit sellesse linna,
kus tuleb oodata midagi, mitte pidusööki, mitte kokkusaamisi oma lähedastega ja nendega koos olla, vaid olla üksinda ja heidelda selles võitluses, mida Jeesus oli kutsutud võitlema ja võitma. Siis natuke selle üle järele mõeldes ma mõtlesin, et see viimane sõit Jeruusalemma, ema eesli sälu seljas, kus inimesed ei mõistnud päris hästi seda sümboolikat, mis tähendas sõit ema eesli sälu seljas. Sõit sinna, kus tagasi tulles tegelikult võime meie täna öelda, et me võidutseme selle üle. Ja täna laulame ka laulu Hoosianna. Hoosianna Taaveti pojale, see on otse kui nagu võiduhüüd. Samas Hoosianna tähendab aita, päästa. Seesama pääste ja abi on ka täna meie suus, meie südames, me hüüame. Jeesus, tule ja päästa meie maa, tule ja päästa maailm. Sellest aukuningas on tulnud. Täna me ootame teda teisiti ja mitte enam seda maailma nagu valitsema. Ta ongi öelnud, et ta ei tule valitsema enam kui kuningas seda maailma, sest ta ütleb, et tema riik ei ole sellest maailmast ja ta saab tulla iga inimese südamesse. Ja üks kirjakoht, kus Jeesus ise ütleb, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Selle kirjakoha üle mõtlesin, et mõtiskleme täna Lisetega kahekesi. Ja minu esimene küsimus ja mõte, mida ma nagu viskan õhku, et me sellest saaksime siis mõelda ja rääkida, on, ta tuleb koputades sinu südameuksele. Mida sina, Lisette, mõistad sellest, kui keegi tuleb ja koputab? Kui mulle öeldakse, et keegi koputab, see tähendab minu jaoks seda, et keegi on midagi kuulnud. Et kui mina ei kuule koputust, see tähendab, et ma ei ole kuulnud koputust. Et samamoodi, et kui ukse taga keegi koputab, kas ta võib koputada valjult või vaikselt, et see on midagi, mida ma pean kuulma. Et kuidagi selline mõte tekkis kohe esimesena. Aga Jeesus tuleb ja koputab sinu südame uksele. Ma alati ise olen mõelnud nii, et kuidagi olen nagu ette kujutanud, et kui Jeesus tuleb, siis ta koputab samas vaikselt, aga samas mitte nii vaikselt, et ma ei kuuleks. Ja ta ütleb edasi, et kui ta koputab, arvatavasti siis ka ta hüüab mind. Ja piiblis on need kirjakohad, kus on ka öeldud, et meid hüütakse ka nimepidi. Ja edasi ta ütleb, kui keegi kuuleb mu häält, ta tuleb, koputab ja siis ukse tagant otse kui hüüab. Mida sina oled mõeld, et kui keegi kuuleb mu häält? Mõtlen seda, et kui ma ise olen samamoodi mõelnud tegelikult selle kirjakoha peale, et kui Jeesus koputab seal ukse taga ja hüüab mu häält, et mis tunde see minus tekitab. See on alati selline, et ma tahaks püsti tõusta ja joosta sinna ukse lävele. Et Juhei laul vist oli kunagi see, et Jeesus minult musi saab, kui pääsen taevasse. Ja minu jaoks on täpselt selline, et kui ma kuulen Jeesuse häält, siis see peaks olema see emotsioon, et nüüd ma tulen ja jooksen ja annan Jeesusele musi. Et nagu see laste laulgi räägib. Ja ma arvan, et kui keegi kuuleb häält, oleneb ju, mulle pigem meeldib ka inimestele helistada, kui sõnumeid saata. Et see hääletoon, millega mina räägin või millega keegi mulle vastab, on minu jaoks nii palju kõnekam. On küll, täpselt ma mõtlengi, et praegu me siin nutiajastusel väga palju kirjutame,
aga tihti nagu sellega tegelikult seda emotsiooni ei saa edasi anda, et kui Need emotikunid ei Jah. anna, nad ei anna ikka seda edasi, mis päriselt. Ja ma arvan, et kui me kuuleme, piiblis on veel teine kirjakoht, et kui me kuuleme karjase häält, siis tegelikult see hääl paneb meie nagu vaimses inimeses midagi tõesti vastama talle, et see hääl ei jää, et mina jään vaikseks ja mina ei ütle talle mitte midagi. ja on öeldud, et me tunneme selle hääle ära. Et samamoodi kui mõtled selle peale, et lapsed mängivad ja üks laps hüüab emme ja seal võib olla väga palju emasid ümber, aga see ema tunneb ära oma lapse hääle. Et samamoodi meie tunneme ära oma looja hääle. Täpselt. Aga edasi ta ütleb nii, et nüüd on see uks meie vahel, me oleme häält kuulnud, me oleme koputust kuulnud, aga ta ütleb, et ukse link on ainult seespool ja on inimese käes. Mida sina siin mõtled? Mõtlen seda, et väga paljudel jääb see ukselink alla panemata. Et sa kuuled seda koputust, sa kuuled seda häält, võib-olla sa juba hõiskad sellest, et aga siis see nagu hääbub ja sa ei jõua sinna ukseni. Et minul just tekib, et see, et mis on nagu see asi, mis nagu viib inimese selleni, et ta vajutab selle ukselingi lahti ja võtab Jeesuse oma südamesse, oma ellu vastu, kutsub sinna tuppa. Et miks nagu see osa jääb tihti tegemata. Et ma arvan, et väga paljud inimesed on kuulnud seda häält, kuulnud seda koputust, aga ei ole jõudnud selle ukselingi avamiseni. Ma ei tea. Aga võib-olla ka selles, et Jeesus ütleb nii, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde. Ka see on, et mida me ootame, kes peaks tulema meie juurde, kas me tahamegi elada nagu üksinda või tegelikult on meil kogu aeg igatsus. See, et me ei taha üksi olla. Me oleme tegelikult loodud sellistena, et me ei oleks üksi, sest loomisloo alguses on Jumal öelnud sellise nagu sõnumi, et inimesel ei ole hea üksi olla. See tähendab, et meie looja teab, et see üksi olemine on teatud olukorras, nagu praegu me paljuski oleme üksi, kahekesi, aga ikkagi koos oma Jumalaga. Aga ta ütleb, et kui uks saab avada nagu ukse saab avada ainult seespoolt inimene, siis mina mõtlesin selle alusel selle peale, et see on see jumalik üleloomulik armastus, et ta on andnud inimesele vaba tahte. Ta ei tungi sisse, ta ei tule vägisi, ta ütleb inimesele, et see link on su käes, mina annan sulle selle võimaluse, kui sa tahad, tee uks lahti ja mida siis kõik saab olema, on ta meile edasi rääkinud ja tegelikult on see imeline. Võib-olla inimesed lihtsalt seda ei tea. Võib-olla on selline eelarvamus ja kartus millegi võõra ees, nagu palju meist nähtamatus maailmas on võõrast, aga Jumal on lubanud, et ta ilmutab meile, kui me teda otsime ja ilmutab meile neid asju, kui me neid asju hakkame otsima. Ta ütleb, et kes otsib, see ka leiab. Et täpselt nagu praegu selle eriolukorra ajal, kui sa oledki seal kodus või oledki täiesti üksinda, aga kui sul on see uks avatud, sul on Jumal, siis see üksilduse tunne ei ole enam selline rõhuv tunne, vaid sa tunned, et keegi on su kõrval, ta on sinuga, sa saad temaga suhelda, sa saad tema sõna uurida ja see tühimik, see üksilduse tühimik saab nagu täidetud üleloomulikult Jumala poolt. Just. Ja edasi ta siis ütleb, et kui uks saab siis avatud inimese poolt, siis ta ütleb, et siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Mis sa siin nüüd,
mis pilt sul nüüd ette tuleb? Jeesusega õhtusöök. Kusjuures ma olen mõelnud sellele varem ja mäletan, kui ma olin siuke noorem, siis ma mõtlesin nagu siuke kohtingu pilt, et kuidas küünlad põlevad, mina istun ühes otsas, Jeesus istub teises otsas, sööme, räägime juttu, aga see kõik on nagu selline soe, mitte siuke külm, et nii, taeva sinist toitu, aamen, sööme ära, minekut, vaid just selline kohtingu pilt, et me oleme koos, me tahame olla koos, me naudime just seda üksteise seltskonda ja me tahame olla üksteise seltskonnas. Et see on selline õhtusöök, kus sa ei kiirusta lauast ära. Et see on minu pilt. Ja minul tekkis kohe see pilt, et kui ma kellegiga tahan mingit tõesti õhtusööki süüa, selles on midagi sellist, et lõunasöögi ajal ja lõunapausi ajal on tavaliselt mingisugune ajapiir, et oi, mul on kiire. Õhtusöögiga ei ole mitte kunagi kiiret kuhugi. Ja see, et kui mina kujutasin ette Jeesusega õhtusööki, kõigepealt mul oleks see, et ma tean, millise armastava pilguga Jeesus inimest vaatab. Sest ta ütleb, et Jumal on armastus ja see on üleloomulikult juba suur mõelda, mis tähendab üldse, et Jeesuse silmis on kõige taevalisem armastus, millega tema saab kedagi vaadata ja see puudutab mu südant ja kindlasti see puudutab mu südant selliselt, et mina oma emotsionaalse olemisega kindlasti valan pisaraid ka. Samas ma tean, et ma tahan väga palju kuulda, mis tema mulle räägib. Ja ma tahan ka küsimusi kindlasti ise esitada ja saada vastuseid. Ma ei tea, inimestel on see südames alati olnud. Ma tahan teada, miks see nii oli või miks see täna nii on. Aga võib-olla ma siis enam ei küsi ka, sest võib-olla need küsimused ongi selle pärast mul, et ma ei tea, see teadmatus tahab kogu aeg nagu täidetud saada. Võib-olla on see, et aga siis, kui ma olen koos temaga, kes on kõik kõiges, nagu Jumala sõna ütleb, ta on kõik kõiges ja võib-olla siis mul enam ei olegi küsimusi, ma lihtsalt me naudime seda õhtusööki selliselt, et see teadmine jõuab minusse, kes on Jeesus ja mida ta tegelikult on teinud juba ja tegemas veel. Et me saame tegelikult kogeda seda juba ju siin maa peal olles, võttes Jeesuse vastu ja aeg-ajalt ikkagi rohkem ja rohkem tema sõnaga koos olles. Ütleme, piibliraamat on tema sõna. Ja piibliraamat on see, mille kaudu me saame teada, kuidas Jeesus üldse mõtleb, mida ta mõtleb ja mida ta ootab, et meie mõtleksime. Ja samas pühavaimu läbi me saame neid kohtumisi küll ja veel. Et sinu jutule kohe tulid endal ka veel mõtteid juurde, et tõesti, et ma mõtlesin ka esimese asjana, et mul tegelikult oleks ka väga palju küsimusi, mida ma tahaks küsida, mida ma tahaks teada, aga siis jälle see ligiolu ja Jumala kohalolu, et võib-olla see on täpselt selline, et ma ei tahagi tõesti küsida, vaid ma tahan lihtsalt olla seal, nautida seda hetke ja olla koos oma Jumalaga. Ja just see laul, mida ma ka enne mainisin, mul peas hakkas see kohe edasi minema, et seal on see, et jooksen sülle Jeesusele ja hirm mul kadunud on. Nüüd ma kõigest aru saan, kuivõrd imeline ta, et kellele siin maa peal ma andsin südame. Ja need sõnad pole mind veel kunagi vist nii palju kõnetanud. Minu jaoks lihtsalt see oli tore lause, et Jeesus minult musi saab. Aga praegu mõtlen just sellele, et tegelikult siin maa peal võib-olla ei mõistagi kõike seda ja ma ei saagi kõigest aru. Ja kui ma jõuan ükskord taevaisa juurde, siis kõik see hirm, kõik need küsimused võib-olla ongi läinud, sest ma näen teda ja rohkem mul ei olegi vaja.
ja kõik küsimused saavad vastatud. Täna siis see palmipuude püha olgu meie kõigi jaoks see, kus me mõtleme selle kirjakoha peale, et Jeesus ütleb, ma seisan sinu südame ukse taga ja koputan ja kui sa mu häält kuuled ja kui sa tahad, ava uks ja me saame koos õhtustada. Ja see õhtusöök ei jää ühekordseks, vaid see jääbki nii, kui sina oled talle südame avanud. Aitäh sulle, Lisette, ka. Väga põnev oli koos nende asjade üle mõelda ja rääkida. Kõike head. Tere, Lisette! Tere, Katriin! Küsiksin sult mõned küsimused seoses praeguse ajaga ja sinu mõtetega ja sinu usuga. Mis sind on kõige rohkem kõnetanud praegu selle kriisi ajal? Ütleme nii, et hetkel on Jumal õpetanud mind, kuidas olla hea eespalvetaja. Ma ei ole oma elus olnud väga hea eespalvetaja. Et no ikka palud teiste eest, aga just praegu selle kriisi keskel Jumal on andnud mulle inimesi, kelle eest ma võiksin rohkem palvetada, keda toetada just palve läbi. Ja see on minu jaoks selline uuem asi, milles ma ei ole olnud hea ja mida ma nüüd õpin. Väga hea. Mis kirjakoht on sind praegu kõige rohkem kõnetanud? See on 2. Peetruse 5. peatükist 6-11 ja ma loen ette selle. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake,
Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möörgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Jeesuses Kristuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimsus igavesest ajast igavesti. Aamen. miks just see kirjakoht? Kuna ma tunnen, et siin üks asi on see, et siin kirjakohas ütleb, et heidame oma muret tema peale, Jumal hoolitseb sinu eest, ta toetab, kinnitab. Ja teisest küljest on see, et ta toob välja, et see kriisi ajal on just see, kui saatan tuleb ja kiusab ja proovib, kui me olemegi peregadega koos, kogu aeg koos, proovib sinna ussitada auke aga just see, et me seisame ta vastu kindlalt usus, me valvame, me saame aru, kui see on tema ja me paneme oma lootuse usu Jeesusele ja see kriis möödub nagu Jumala kätel. Ja. mis on sinu arvates veel need nõrgad kohad, mida just nagu saatan ära kasutab nendel rasketel hetkedel? Kindlasti omavahelised suhted on see põhipoint, ma arvan, mis on, et nii kerge on rikkuda neid suhteid hetkel. Aga ka see, et ta külvab hirmu inimestesse. Et muidugi meil on viirus, me peame olema ettevaatlikud, me peame hoidma ennast, aga me ei tohi unustada, et see viirus ei ole tugevam kui meie Jumal. Et kui me paneme oma usu ja lootuse Jumalale, siis see hirm, mida saatan tahab külvata, see ei jõua meieni. Et meie usk Jumalasse nagu matab selle hirmu maha. Ja ma arvan, et need kaks on nagu kindlasti, mida nagu saatan tahab külvata meisse ja millega ta praegu nagu ründab. mis oleksid need praktilised asjad, mida sa soovitaksid inimestele, kellel tulevad hirmumõtted ja kes ei saa nendest kuidagi jagu? Mind ennast on aidanud väga, kui ma loen piiblit, ma loen Jumala sõna, mida Jumal ütleb minu kohta, mida Jumal ütleb, kuidas tema on meiega igas olukorras. Teine asi on, et kui sa tunned, et mingid mõtted lihtsalt külvavad üle ja see hirm hakkab nagu võimust võtma, siis väga hästi aitab ülistusmuusika. Kas see, et sa laulad ise või sa paned see ülistusmuusika käima ja sa lähed selle sisse ja sa ülistad Jumalat, sa lihtsalt oled tema ees, nutad või naerad või kuidas iganes. Aga ja et need mõtted nagu, mitte et sa ei suru neid maha, et ei, ma ei tunne hirmu, vaid sa tood need Jumala ette ja lased Jumalal selle hirmu ära võtta. Et ma arvan, see on hästi oluline. Aitäh. Kas sul on veel mingit julgustust või mingit mõtet jagada siia lõpetuseks? Et võib-olla see, et kristlased, nüüd on meie aeg särada. Kui maailm külvab hirmu, siis meie saame särada ja jagada ja külvata lootust ja usku ja armastust. Et olge julged seda tegema. Aitäh sulle, Lisette. Aitäh sulle. Good morning. It is good to be with you, even if with you this morning means on a video stream, a video recording. But either way, I'm glad to be here and to be able to share with you some of what God has put on my heart and what He has been speaking to me over the last few weeks and really over the year. And, if we look at the year that's happened so far, we're 3 months in, just over a quarter of the way through the year. And a lot has happened. And a lot of it hasn't lived up to the expectations that I've had for this year. It's been very, very different. And we can see, sometimes in our lives, the expectations of what we're hoping for don't really match what we're expecting. And sometimes if we look at the slide on the screen, sometimes we expect, this is the Great Wall of China. Sometimes we expect this, and instead,
we get the reality of a crowded place with a lot of tourists. And not just that, but sometimes we go to eat and we're expecting the burgers that they advertise to us, and instead we get something that looks a little bit more like what's on the right there. Sometimes we want to take really nice pictures with our family, with our children, and we're hoping for what's on the left, and instead we get what's on the right. And sometimes these expectations that we have that aren't met or that aren't realized, it could be maybe something that's not so important, like a family photo. But other times it can really have a big impact, and we can see that the world right now is going through some major changes. And not only that, but our normal coping mechanisms, the way that we handle stress, the way that we handle change, is not available to us. Oftentimes people turn to sports or entertainment, going out for a movie or a meal, or maybe even getting together with friends, and perhaps even coming to church and having a time of fellowship and prayer and food together. And right now, of course, all of that's not available. We can't do any of that. And so we're in a difficult time. And so today I'm going to be looking at how do we handle this? How do we handle when things aren't going as we expect, when things are more difficult, more challenging, and even when we're suffering? And if we look at the Bible, I believe we're going to find what God wants us to be doing, and how He wants us to behave in this time. And so my passage that I'm doing my sermon from is 1 Peter chapter 5, verse 6 through 9. And I'm going to have it here on the screen, so you're going to be able to read along in Estonian, and I'm going to read in English. So hopefully that works okay for you, and it works better for me because my Estonian is not that great. So let's just read here from 1 Peter chapter 5, verses 6 through 9. All right, here's what it says. Be humble under God's powerful hand, so He will lift you up when the right time comes. Give all your worries to Him, because He cares about you. Control yourselves and be careful. The devil, your enemy, goes around like a roaring lion, looking for someone to eat. Refuse to give in to him. By standing strong in your faith, you know that your Christian family all over the world is having the same kinds of suffering. And so let's pray. God, as we are here this morning, I just pray that you would open our hearts to your word, to what you want to say to us. And God, I pray that you would pour out your peace upon us, especially during this time where there's so much anxiousness and uncertainty in the world, where there's so much suffering and sickness. And God, we pray for your protection, your health to be upon us. And right now that we would just be able to focus on you and what you have to say to us. And so, God, I thank you, Lord, that you are with us, that you care about us, and Lord, that you will take care of your children. So I pray this in your name. Amen. Amen. So that's 1 Peter chapter 5, verses 6. And as I was sharing earlier, our normal coping mechanisms aren't available. And I think here in this passage, we can see what God would like us to do when we face suffering, when we face trials and difficult times. In verse 6 here, it starts off by saying, humble yourself. Humble yourself. And so we're going to look at verse 6. And what does it mean to humble yourself? So I'm just going to read verse 6 again. And it says this. Be humble under God's powerful hand, so He will lift you up when the right time comes. And humility is really important. It's important to recognize where our hope comes from, where our help comes from. And it doesn't come from money, when it doesn't come from the government. We can look around and see that there's so much going on right now. One thing this crisis has really shown us is that
we really only have the illusion of control. Governments don't have the answers. Health professionals don't necessarily have the answers. And so it's important that we shift our focus, from what's going on in the world around us onto Jesus, onto Him. And that takes humility. That takes being able to admit that we don't have the power, that we don't have the knowledge, that we don't have the strength to save ourselves. And you know, this COVID-19, it's a very serious disease, but really, we all of us, whether you're watching this and you're a Christian or not, we all need saving. We all need to admit that we cannot save ourselves. And what I'm talking about there is being saved from sin. Here's what the Bible says in John chapter 10, verse 9. And I'm going to read that in English again, but you can follow along on the screen. Here's what it says. I am the door, and the person who enters through me will be saved and will be able to come in and go out and find pasture. And here Jesus is sharing that He is the gate. That if you want to find peace, if you want to find hope, if you want to find the safety of pasture, that you have to enter through Him. And it says that you will be saved. If anyone enters through me, he will be saved. And Jesus wants to offer us this salvation. He wants to offer us the safety and the security, the safety and security of our soul. You know, things may happen to us physically and emotionally, but God will preserve our souls, and He will preserve us. And if you look at what David wrote, he wrote in Psalm chapter 38, verses 3 and 4, and he was talking about sickness, but not sickness like COVID-19. He's talking about the sickness of sin. And I don't know if you've ever felt this way. If you've ever felt so bad that you were feeling sick about what you had done, that you'd done something so wrong. And I can remember, playing baseball in the backyard and hitting a baseball and it smashed the window. And immediately when it happened, oh man, I felt so bad. And partially it was because I knew my parents wouldn't be happy, but it was because I'd done something and it was going to have an impact. And here David is writing the same. Here's what he says in verses 3 and 4 of Psalm 38. My body is sick from your punishment. Even my bones are not healthy because of my sin. My guilt has overwhelmed me. Like a load, it weighs me down. And I don't know if you feel this way, if you've ever felt this way, but sometimes our sin can feel like a sickness. And Jesus wants to offload that heavy burden. Like David says here, that my guilt has overwhelmed me and it weighs it, and like a load, and it weighs me down. And if you're feeling weighed down today, maybe you've done something, maybe you have a regret or a sin in your life. God wants to deal with it. Right now is a great time. We don't have all of the normal things that we would do to be able to handle things, and so we're really faced with ourselves much more now. We have to look at ourselves in the mirror, and the noise of the world and life is a little bit less, unless you have children and they're studying from home. But it's a great time to look at our own lives and to see and to humble ourselves and to say, God, I need your help. I need your help with this. The great thing is that God wants to give us peace. He wants to give us hope. And like that verse in John was saying, just a couple slides back here, that He is the gate, and when we come to Him, we can go in and out to pasture. And it's such a beautiful vision that we can go into this pasture. And in John chapter 10, verse 11, and sorry, I don't think I have that slide. Let me just double check. Yeah, there it is. So in John chapter 10, verses 11, this is what Jesus says. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. And that's what Jesus has done. He's given his life so that we can have the peace,
so that we can have the security, and we can go out into that pasture and be refreshed. The pasture is a place of refreshment where the sheep can eat, they can maybe drink if there's a stream, and like Psalms 23, Jesus is the good shepherd, and he has already laid down his life. We're going to celebrate that next week at Easter. Jesus laying down his life for our sin, and so that we can be set free, so that that burden can be offloaded, so that burden that he actually takes on himself, and that we can have the freedom that can only be found in him. And especially in this time, recognizing that God has the power and the control is really important, because if our governments don't have it, if even the health professionals, they don't know exactly how this disease is going and how it's transmitted, and there's so many questions, we can still put our hope and our faith and our trust in God, and he will sustain us. And so that's my first encouragement from what God has been speaking to me, is to put our hope and our trust in him. Now, another aspect of this is that no one can have peace on our behalf. We need to enter that pasture. We need to go through that gate ourselves. We need to take that responsibility on ourselves, to listen to Jesus' voice when he's calling us, and to walk where he wants us to be. The good news is that God hasn't given us a spirit of fear. Jesus offers us peace. And this is what he says in John chapter 14, verse 27. He says this: "All this I have spoken to you while I am still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've told you." And here's verse 27. "Peace I leave you, my peace I give to you. I do not give as the world gives. So do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." So no matter what's going on around us, God has given us peace. He's given us his Holy Spirit. We don't have to be afraid. We don't have to be afraid. Do not have to be afraid. Now, of course, this is a time where there's lots of anxiety. There's so much unknown. There's so many things that we don't know how long we're going to be in this lockdown. We don't know how the world is going to be after. We're not sure about the economy and what's going to happen. Many of us have children at home, and they're going through this e-learning and online learning, and it's different, and it may be incredibly stressful. But here's what that passage in 1 Peter has to say. And let's go back to it. In 1 Peter chapter 5, verse 7, it says this: "Give all your worries to him, because he cares for you." Another translation says, "Cast all your anxiety on him, because he cares for you." And what an amazing verse this is. Take all of that worry, take all of that anxiety, take all of those things that are concerning you, that are worrying you, and give them to God. He is allowing you to cast it. And cast is a word in English, and it means to throw off. It's not just a gentle placement. You cast the nets as a fisherman. Or you cast your line as a fisherman. It's not something that just is a very gentle thing. It's actually a very physical activity or action, to cast, to throw off. And not only that, but it's the promise that God cares. He cares about your worries and your anxieties. Now, oftentimes, I think we struggle with even admitting that we're feeling a certain way. We often try and be strong and pretend like we're not feeling anything. And I know for myself, I haven't felt fear, but I have felt in my body a tension, a tightness, and maybe some of you are feeling the same way. And so it's important that we also give ourselves permission to feel. God gave us emotions for a reason, and it's not that we're unfeeling people or unfeeling robots, but we have emotions and we have feelings, and it's okay to have feelings. But what's important is that we handle them well, that we handle them in a way that glorifies God. And one really, really good suggestion is, if we're feeling things,
especially anxiousness and worry, is to say, okay, to admit I'm feeling this way, and then give ourselves some time. So it's called the time box. Put that time in a box. So maybe it's an hour, maybe it's half an hour, maybe it's 15 minutes. But take that time to think about those things. Write down the things that you're worried about, and allow yourself to feel that. Maybe it's grief, maybe it's sadness, maybe it's anger, maybe there's things that you're really hoping for and they're not going to happen now with all of these changes. But give your time to feel that. And then at the end of that time, don't let it go on. Give those feelings to God, like it says in that verse. Cast your cares onto Him. Cast all your anxiety onto Him. So take those worries, take that list of stuff that you've written out, and then give it to Him, and then don't think about it. And maybe you can set a time. Maybe it's once a day, maybe it's twice a day. I don't know what you need, but give yourself the time to think about it, but also don't allow it to control and to take over your life. That's what the devil wants to do. You see, especially in these times where there's a lot of unrest, it's a very vulnerable time. Those coping mechanisms I talked about earlier, oftentimes our coping mechanisms are really unhealthy. Some of the sinful nature of our human bodies, of our physical bodies, starts to creep up again. And maybe it's unhealthy habits that we've had. Maybe it's drinking or pornography or other things, shopping, or doing other things that aren't in line with God's will. Maybe it's video games, and when we take our focus off of God and try and cope with it ourselves, it's an opening for the devil to come. And we can see this in this passage, verse 8. Here's what the passage says. So 1 Peter again, chapter 5, verse 8. Control yourselves and be careful. The devil, your enemy, goes around like a roaring lion looking for someone to eat. And so in these times of suffering, in these times where things are uncomfortable, in these times where things aren't going as we expected, where we're disappointed and angry or sad or grieving, it offers an opportunity. And here Peter's writing that we should be alert. We should be sober-minded. Here's what another translation says: be sober-minded and alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. We have to be aware. Now, one of the things that has been going around is the fact that, as Christians, we're supposed to have faith and just trust God. And that is 100% true. But the other important thing is doing that doesn't mean not doing anything. Doesn't mean just sitting down and doing nothing. We don't put our heads in the sand. We're still aware of what's going on. We're still prepared for what's happening. And this is what the Bible says in Luke chapter 12, verse 35. It says this: stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. And we can see in this verse, it's talking about being prepared. Being prepared there means staying dressed. It means having lamps. It means having oil in the lamps. It's not just sitting down and falling asleep. It involves action. And there's a difference between worrying and being prepared. And in this verse, I think part of what Peter is saying here is to stay alert, to stay aware, to stay engaged with what's happening, not in the terms of worrying about it, but in terms of being prepared. And we can see that God is creating opportunities for us to share our faith, opportunities for us to be the salt and the light, salt of the earth and the light in the world. And especially in times of darkness,
But in order to see that, we have to be prepared. We have to be alert. And like that verse is saying there, control yourselves and be careful. The devil, your enemy, goes around like a roaring lion looking for someone to eat. So we not only have to be alert to what God is doing, but we have to be alert to what the devil is doing. And here's the thing: the devil wants to steal, kill, and destroy. And he wants to steal, kill, and destroy what God is doing in your life. He wants to steal your joy. He wants to kill your peace. And if we're not alert, if we're not in control, the devil is going to have a greater measure of success against us. And we don't want that. We don't want that. So if the devil is prowling around like a lion, how do we handle? What do we do? What should we do? And in verse 9, Peter talks about that. And here's what it says, reading 1 Peter chapter 5, verse 9. Refuse to give in to him by standing strong in your faith. And it continues on saying, you know that your Christian family all over the world is having the same kinds of suffering. And of course, that's very true at this time, where we know this disease is all over the world, and it's afflicting people, whether they're Christians or not. So what does standing strong mean? What does that look like? What should we be doing? I think an important aspect here is putting on the full armor of God. And that's found in Ephesians chapter 6. And I encourage you to go and read this chapter on your own. I'm not going to go into the full armor, but all that to say is that we need to put on the armor of God so that we will be able to stand strong, so that we can fight against the devil. Our fight isn't against flesh and blood, but it's against it's a spiritual battle. It's in the spiritual realms. And we need to have our protection, our armor, so that when that day of evil comes, that we will be able to stand strong. Another important aspect is in our minds. And in 2 Corinthians chapter 10, verse 5, Paul is talking about demolishing arguments. And these are obviously thoughts that are not in line with God's will. But it says something really important here, that we take captive every thought to make it obedient to Christ. And I think sometimes it's important that when these thoughts come, and the devil's prowling around, and he may be feeding you these thoughts of anxiety, of worry, of anxiousness, of fear, of hopelessness, of helplessness. And when those thoughts come, we need to take those thoughts captive. We need to not go down that road of dwelling on them. But when they come, we can say, hey, no, that's not what God says. That's not what his truth is in this situation for me, or about myself, or about my family, about my children, about my job, whatever it is. We need to take captive those thoughts so that we're not controlled by them. But God has given us the power to be able to take those captive those thoughts and make it obedient to Christ. One last really key element here about being able to stand strong, I think, is also taking the focus off of ourselves, and being thankful. Even in this time, we have a lot that we can be thankful for. And in Philippians chapter 4, verse 6, this is what is written. It says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." With thanksgiving, and here it's that reminder that we shouldn't be anxious and we shouldn't worry, but in every situation, not just the good ones, by prayer and petition, talking to God, with thanksgiving, we make our requests from God, and it's an awesome thing that we have this ability, that God cares. Like in verse 7, he cares for us, so we can cast our anxieties onto him.
And the beautiful part in verse 7 there, it says, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So if we want to stand strong, being thankful is a really important thing to do. Finding things that take the focus off of ourselves, puts our focus back on God, on the good that He has done, on the good that He is doing, even in the midst of our challenging times and situations, will help us to stand strong. That verse 7, and sorry, I don't have it on the screen there in Estonian, but will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Being thankful and taking our cares, our anxieties to God will help guard our minds and our hearts. And I'm going to close by going back to 1 Peter chapter 5 and read you verses 10 and 11. And here's what it says. And I think this is an incredible promise, again, from God here for us. And it says this, and after you suffer for a short time, God, who gives all grace, will make everything right. He will make you strong and support you and keep you from falling. He called you to share in His glory in Christ, a glory that will continue forever. All power is His forever and ever. Amen. And I can think of nothing better than to be reminded by the fact that this suffering will be for just a short while. But God's goodness and His grace, His restoration will be forever. It will be forever. He will call you to Himself. He will restore you, secure you, strengthen you, and establish you. And He has the power to do that. And I hope today that you will be able to remember that. And not just today, but on the days where things are hard, on the days where things are difficult, on the days where the anxiousness is creeping in, where the fear is creeping in, where the uncertainty of the future is creeping in, you'll be able to come back to the fact that you have a God who cares about you. He's taken that burden of sin, that sickness of sin, the best virus, the best treatment plan has already been put in place for you. And He wants to set you free from your anxiousness, from your worry, from your hopelessness, from your helplessness. If we're willing to humble ourselves, if we're willing to cast our anxiety onto Him, if we're willing to be sober-minded, to be alert, if we're willing to stand against what the enemy is doing, to resist the devil, then we have this wonderful promise for the future that is secured and that is good forever. It never ends. And so just going to leave you with these verses again as we close, and then I'll close in prayer. And after you suffer for a short time, God, who gives all grace, will make everything right. He will make you strong and support you and keep you from falling. He called you to share in His glory in Christ, a glory that will continue forever. All power is His forever and ever. Amen. Let's pray. God, I thank you that we can come to you with our worries, that in these times of uncertainty, of unrest, where the world is going crazy, God, that we can have a secure foundation in you, that we can put our hope and our trust and our faith in you, and you will not let us down, that you will take care of us, that you will give us everything that we need. And so today I pray that you would encourage us, that you would fill our hearts with your hope and your peace. God, that you will be for us, that you will support us, you will encourage us. And so, Jesus, I pray this in your name. Amen. Amen. Well, thanks, guys, for joining. And I look forward to seeing you all in person when we're allowed to do so. Thanks a lot. Bye. Philippi 4:4-9. Olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Ja me jääme ka lõpupalvele. Kallis Jeesus, me täname sind, et sellel palmipuude pühal me oleme võinud osa saada nii paljudest nendest mõtetest, mis viisid sind Jeruusalemma, aga mis panid sind ka tõeliselt nutma selle linna, selle rahva pärast. Jeesus, me palume, et sa oleksid armuline ka meie rahva peale, et sa ei peaks mitte pisaraid valama, vaid sa võiksid rõõmustada sellest, et on palju südameid, kes on täna avanud ennast sulle, sest su sõna ütleb, et need, kes on sind vastu võtnud oma südamesse, siis tõesti taevas on otse kui pidu selle pärast. Nende hingede pärast, kes on leidnud omale päästmise, kes on leidnud endale selle, et Jeesus, ma tahan koos sinuga õhtustada, ma tahan koos sinuga olla ühises osaduses ja ma tahan leida omale perekonna, kes on vaimulik perekond ka siin maa peal minu jaoks. Sellepärast me kiidame ja täname sind, et su sõna ei tule kunagi tühjalt, ei tagasi taevasse, mis on välja läkitatud ka siit maa pealt, aga nii nagu su palves on ka öeldud, et see, mis saab ka maa peal lahti päästetud, see saab ka taevas lahti päästetud. Ja issand, me palume tõesti, et me südames võiks valitseda sinu rahu, mis on taevane rahu ja mis on suurem kui meie mõistmine ja arusaamine, kus see tuleb.
sest sa oled öelnud, et sinu vaimu läbi sina annad oma lastele oma rahu. Ja me võtame vastu ka need õnnistussõnad, et Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja, Püha Vaimu nimel. Amen.